Üks Jumal ja elu eesmärk. Kujutage ette rida raskeid kive, mis toetuvad üksteise vastu. Kui iga kivi toetub enda taga olevale kivile ja see omakorda järgmisele, kukuvad kõik kivid ümber. Et need kõik püsti seisaksid, peab rivi lõpus olema midagi, mis ei toetu millelegi muule. Midagi piisavalt võimast, et kõike üleval hoida. Midagi, mis seisab ise ega sõltu millestki muust. Kõik universumis on nagu need kivid. Nii nagu iga kivi toetub püsti seismiseks teistele kividele, vajab kõik universumis eksisteerimiseks paljusid muid asju. Te sõltute õhust, veest ja toidust. Toit sõltub maast, vihmast ja päikesest. Päike sõltub füüsikaseadustest. Kuhu iganes te vaatate, sõltub üks asi mitmest teisest asjast. Teadus kirjeldab neid seoseid väga hästi. See ütleb meile, kuidas üks asi sõltub teisest. Kuid see ei seleta, miks kogu see kivirivi üldse püsti seisab. See ei vasta küsimusele, mis on piisavalt võimas, et kõike üleval hoida. Selle mõistmiseks peame vaatama kaugemale sõltuvate asjade ahelast. Peab olema oleus, kes hoiab kõike üleval, kuid ei toetu ega sõltu millestki muust. See oleus, kes hoiab kõiki asju üleval, kuid keda ei hoia üleval keegi teine, on see, keda me nimetame kõigeväeliseks Jumalaks. Elu eesmärk, seega lõi kõigeväeline Jumal meid ja kõik meie ümber. Kui vaatame ringi, näeme, et kõigel on selge eesmärk. Päike soojendab maad ja tõstab vee taevasse, moodustades pilved. Tuul liigutab pilvi, vihm pilvedest paneb taimed kasvama. Taimed ja loomad pakuvad inimestele toitu. Mitte miski universumis ei tundu juhuslik ega eesmärgitu. Kui isegi elututel asjadel on eesmärk, tekib loogiline küsimus. Miks lõi kõigeväeline Jumal inimesed, kellel on selgelt kõrgeim intellekti ja teadlikkuse tase? Sellele küsimusele vastamiseks saatis Jumal prohvetid oma sõnumit inimkonnale edastama. Alates prohvetitest Aadamast, Noast, Abrahamist, Moosesest, Taavetist, Saalomonist, Jeesusest ja Johannesest kuni viimase sõnumit toojani, püha prohvet Muhammadini, rahu olgu nendega. Iga prohvet tuli sama selge sõnumiga. Jumal lõi inimesed teda kummardama ja talle kuuletuma, ja see maine elu on meie Jumalale kuuletumise pidev test. Inglid panevad kirja iga meie teo, sõna, mõtte ja kavatsuse. Surmahetk on see, mil est lõppeb ja tulemused selguvad. Need, kes elasid usus kõigeväelisse Jumalasse ja tegid õigeid tegusid, saavutavad igavese edu paradiisis. Need, kes ei uskunud ja lükkasid kõigeväelise Jumala tagasi, kannatavad igavest karistust põrgutules. Kuidas me teame tõde? Kuidas me teame, et prohvetid tulid? Nad jätsid endast maha jumalikud raamatud, mille nad said Jumalalt. Kõik jumalikud raamatud moonutati aja jooksul, välja arvatud püha Kuraan, mis on säilinud täiuslikult tänase päevani. Üle 1400 aasta hiljem. Kuid kuidas me teame, et Kuraan on tõesti kõigeväeliselt Jumalalt? Mõelgem Jumala vajalikele omadustele. Ta peab olema ilma alguse ja lõputa. Kui ta hakkaks eksisteerima, sõltuks ta millestki, mis paneks ta eksisteerima. Seega ei saa ta olla see oleus, kes ei sõltu millestki muust. Kui ta lakkaks eksisteerimast, siis ei saa ta olla see oleus, kellest kõik sõltub, sest tema lõpp tähendaks, et ka kõik muu lakkaks olemast. Seega pole Jumalal algust ega lõppu. Ta peab olema üks. Kui oleks kaks loojat, piiraks ühe tahe teise võimu ja piiratud oleus ei saa olla Jumal. Näiteks, kui üks looja tahaks, et päike tõuseks ja teine tahaks, et see loojuks, saaks õnnestuda vaid üks. See, kes ebaõnnestub, on võimetu ja võimetu olend ei saa olla Jumal, kellest kõik sõltub ja lõpuks ta ei saa sarnaneda oma loominguga mitte mingil viisil. Kui ta sarnaneks, oleks ta sõltuv täpselt nagu nemad ja ta ei saaks olla see oleus, kellest kõik sõltuvad. Nüüd küsige endalt kõigist jumalatest, keda inimesed kummardavad,
milline sobib nende loogiliste kriteeriumidega. See on Jumal, kes saatis püha Qurani. Peatükis 112 ütleb Allah. Ütle, tema on Allah üks. Allah on sõltumatu. Ta ei ole sigitanud ega ole sündinud ja talle ei ole kedagi võrdset. Üks Jumal ei vaja midagi. Kõik vajavad teda. Igavene, ei poega, ei isa. Täiesti erinev loomingust. Ei partnerit, ei võrdset. Quraan kirjeldab Jumalat täpselt nii, nagu loogika nõuab. See ei ole kokkusattumus. See on tõestus, et püha Quraan on tõesti universumi looja. Kõigeväelise Allahi poolt saadetud raamat, kutse. Seega kutsume me teid islami juurde, tõelise Jumala kummardamise juurde, kes lõi taevad, maa ja kõik, mis eksisteerib. Islamisse sisenemiseks öelge lihtsalt siiralt. Ma tunnistan, et ei ole teist Jumalat peale Allahi, väärt kummardamist, ja ma tunnistan, et Muhammed on Allahi sõnumitooja. Ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammedan Rasulullah. Kui me eksime, kaotate 3 minutit. Kui meil on õigus, kaotate minema kõndides kõik, lõppematus surmajärgses elus. Uks igavesse õndsusse on pärani lahti. Kas te astute sellest läbi?